Tere! Nagu me oleme harjunud oma kodu valvama, nutiseadmete tänapäeval, mitte lihtsalt signalisatsiooniga, et turvafirma jookseb. Kuidas seda asja lahendada matkaauto puhul? Täna vaatame Starline Camper alarmisüsteemi. Kuidas sellega saab kaitsta oma matkaautot, mida see sulle annab, mida see teeb, mis võimalused taga on. Starline Camper Smart Security süsteemiga on siis võimalik, standardne, kesklukuga asjad kinni panna. Samamoodi on tal olemas siis sees eraldi liikumisandurid, mis on väikse looma kindlad, ehk siis kui teil on kass või väike loom sees, siis ei sega. Omaniku autoriseerimine tähendab seda, et ta tunneb ära sind, kas siis sinu nutikella, nutiseadme, telefoni, pult, eraldi pisitääkpult on olemas. Saab panna peale kiiles sisenemise, ehk siis ka sellised täisintegreeritud, poolintegreeritud matkaautod vahet ei ole, nendel kõigile saab teha samamoodi nagu kõikidel moodsatel autodel, lihtsalt ühe pöidla vajutusega kiiles sisenemise. Need PLE andurid ehk siis Bluetooth andurid on võimalik paigaldada igale poole, autole erinevad luugid, aknad, asjad, kus seda turvatunnet säilitada. Pluss on see võimalik ka panna väljas olevatele asjadele, näiteks mootorroller, jalgratas, tõukeratas, paned sinna ühe väikse asja külge, sellega ta tunnistab ära, kui see liigub, siis hakkab autoalarm käima. Vaatame nüüd, kuidas see asi töötab. Siia rolleri sadula all on pandud see väike andur. Vaatame, kui me liigutame teda ja võime ära sõita igale poole ja varastada. Need PLE andureid on siis sama väikene, mis nagu siin sai demonstreeritud rolleri peal häiresse. Neid võid panna jalgrattad, tõukerattad, surfilaud, grill, tool, naine, et ära ei kaoks, või naine paneb mehele, et ära ei kaoks, no mida iganes. Pluss sinna juurde saab sisse panna liikumisandurid, mis on sellised pisikesed. Need saab siis ettepoole ja tahapoole suunata. Mina olen paigaldanud endal niimoodi, et üks on mul ettepoole, teine on tahapoole. Kui ma öösel käin WC-s, mul on esimene osa liikumisanduri all. Kui ma lähen pikemalt ära, ma saan panna selle liikumisanduri mõlemad tööle ja liikumisanduri sisse-välja lülitamiseks on väikene nupp füüsiline külje peal, et ei pea isegi mingist äpist hakkama sellega vaeva nägema. Neid samu andureid saab siis nagu kasutatakse luukidel. Siin on vastusmagnet, andur on meil siin üleval. Ja kus saab neid veel hästi kasutada? Selle samal anduril on olemas äpis ka selline funktsioon nagu temperatuur. Äpis, kui võtta PL-andurid, siis siin on mul, kus on mingi andur ja iga anduri juures on temperatuur ka, et ma näen, palju see on. Ja see andur näiteks on mul paigaldatud veepaakide juurde. Topeltpõranda vahel, ehk ma näen alati, mis temperatuur mul seal on. Kui mul on oht, et kas midagi ära külmu. Lisaks lihtsustatud kujul, mis siin on? Siin on autoaku tase, sisetemperatuur, ehk siis selle äpi juures olev temperatuur, mootori temperatuur, läbisõit, kütusepaagi näit ja mootori töötunnid, et kõik sellised info on ka teil juba siin äpis olemas. On olemas kindlasti see lukustamine, siis mida saab siit juurde panna, näiteks selline asi, et nüüd on ta mul valves, ma saan teda eemalt valvest või panna telefoni äpist lähele tulekust ja ma saan ka siit, kui ma vajutan siia, hakkas mootori käivitamine. See tähendab, see on kahtepidi, nüüd ma saan ta eemalt käima panna, eemalt välja lülitada. Lisaks on eelsoojenduse lülitus. Sellele autole saab panna peale nii truuma kui alde küttele. Vajutan siit, ta läheb viimasest etteantud funktsioonis ja kütteastmes läheb ta käima ka eemalt. Muidugi asukohad, kõiki neid asju saate näha. Siin on ajalugu kõik, miks taga toimunud on. Siin saab näha isegi tema liikumise ära, näiteks kui teil on ka rendiauto, te näete, kus ta käinud on, mida ta teinud on. Kõik sellised funktsioonid saab selle ühe äpiga kätte. Mul oli alarm, häire, PLE andur number 3. Mida see number 3 mul tähendab? Võtame äpist PL andurit 1, 2, 3, parem garaažiuks. Sinine märgutuli on selle jaoks, et aru saada, et autoomanik või kellel on kasutusluba oli jõudnud auto juurde ja nüüd saab avada uksed touchiga. Ja lisana saab siis selliseid pulte tagina ehk siis, millega on ka teda võimalik avada ja sulgeda. Sulgeda saab puldist või siis nii lihtsalt. Ja samamoodi piisab siis kas äpp, telefon, nutikell või see sama siuke väike tag kaasas saab samamoodi juhtida. Saab lisada turvaliselt niimoodi, et kui seda tagi autos ei ole, auto käima ei lähe. Ehk see turvalisuse edasiviimise maailm on siin väga suur ja lai.
lihtne mugavusasi, mis tänapäeva autodel kõik on harjunud, istud sisse, nupp. Siin on süütelukk veel all olemas, aga käivitamiseks ehk siis jälle on vaja kas telefoni või siis nutiseadet käekella, mis ta, kus ta su ära tunnistab. Seda sama täägi jalaga pidurile. Ja see auto on täpselt nagu kõik moodsad autod. Nupust käima, nupust kinni. Aitäh!